Sügisel on õige aeg istutada mulda kõikide kevadel õitsevate sibullillede sibulad. Tavalisematest sibulilledest nartsisside sibulate istutamise aeg algab juba augustis ja kestab ka septembrini. Tulpide istutamise aeg algab septembri keskpaigast ja võib kesta ka oktoobrini, kuna tulbi juurdumistemperatuur on suhteliselt madal, 5–9 kraadi. Sibulille peenra rajamisel on esmalt vaja ette valmistada muld. Mulda tuleks kaevata läbi vähemalt labida sügavuselt ja lisada ka kas komposti või fosforit ja kaaliumit sisaldavat sügisväetist. See sügisväetis peaks olema lisatud juba vähemalt paar nädalat enne istutamise algust. Kõige lihtsam istutusviis on siis istutada sellisesse madalasse vaokesse või madalasse renni. Kuna sibulad võivad olla erineva suurusega, siis ei saa päris kindlalt öelda, kui sügaval peab olema sibul, aga on selline rusikareegel, et sibulad istutatakse 3-kordse sibula kõrguse sügavusele. See tähendab, et kui näiteks see tulbisibul on umbes 4 sentimeetri kõrgune, siis see vaokene, kuhu sibul läheb, peaks olema umbes 12 sentimeetri sügavune. Nüüd, kui on peenart ette valmistades jäänud väetis lisamata, siis võib seda väetist lisada vaopõhja ja paljudele sibulatele, näiteks tulpidele, liiljatele, püvililledele on ka hea panna vaopõhja ette liiva. Tulbisibulate istutuskaugus siis võiks olla umbes praegu 10 sentimeetrit. Muidugi võib ka istutada natukene siksakis seda rida, et siis jääb vahemaa sibulate vahel pisut suuremaks. Kui nüüd hakkame kaevama teist vagu kõrvale, siis on hea tõsta see järgmise vao muld samasse kõrval oleva vao peale, mis hõlbustab pisut tööd. Väga mugav on sibulaid aias kasvatada sibulakorvides. Kuna korvi istutatud sibulad ei lähe kaotsi, erinevad sordid ei lähe omavahel segamini ja pisut kaitseb see sibulakorv ka vesirottide rünnaku eest. Eriti on nende oht siis tulbisibulate puhul. Nüüd korv peab olema pisut sügavamale istutatud, kui oli vaopõhi. Ja kui on vaja ka väetist veel lisada, siis võibki väetise panna korvi alla. Kobestada selle veel sügavamale. Siis asetame korvi ja korvi paneme nüüd kihi mulda, nii et see jääks mõne sentimeetri sügavuselt. Nüüd võimegi asetada sibulad. Siia korvi mahub umbes 5 sibulat. Nii. Ja nüüd võib juba selle korvi pinna katta ja maapinna tasandada. Kõiki väiksemaid sorti sibullilli, nagu kobarjatsinte, sillasid ja kõike muud, võib kohevasse mulda istutada ka üldse ilma vagu tõmbamata. Planeerida selline väike istutusala, tippida lihtsalt
mullale ja siis torgata need sõrmega sügavusele, et arvestades siis samamoodi, et nad satuvad umbes 3-kordse sibula kõrguse sügavusele ja istutussügavus ei ole ka sentimeetri pealt täpne, et võib olla ka natukene sügavamal või natukene madalamal. Kõiki istutatud sibulaid on hea vastu talve ka multsida. Multsida võib kas turbaga, puulehtede või veel mõne muu käepärase materjaliga. Ja multsimine võib jääda hoopis hilisemasse aega, oktoobrisse või isegi novembrisse. Multsi kihi paksus võiks olla umbes 5–10 sentimeetrit.